kujuta ette, mis juhtuks, kui super hästi organiseeritud ettevõtted palkavad tuhandeid väga intelligentseid ja ülimotiveeritud töötajaid, et saavutada ühte eesmärki. Luua rakendus, mis püüaks kinni sinu tähelepanu, et müüa see teistele ettevõtetele maha, kes oma reklaame nendel platvormidel jooksutavad. Mis siis juhtuks? Tere tulemast Facebook, TikTok, Instagram ja põhimõtteliselt kõik ülejäänud sotsiaalmeedia platvormid. Ja tulemus ongi see, et sa teed nagu seda, mida sa ei taha teha, näiteks Insta-feedi lõputu scrollimine. Ja sa ei tee seda, mida sa tahad teha, näiteks oma magistritöö lõpuni kirjutada. Mina olen Valdur Produktiivsusklubist ja meie missioon on aidata sinul ja sinu tiimil saada päriselt produktiivsemaks. Ma kirjutasin ülikoolis oma psühholoogia eriala lõputöö just nutitelefoni sõltuvuse teemadel. Ja praegu on sellest teemast nagu meedias ja üldse palju räägitud, nii et võiks eeldada, et nagu inimesed on end kokku võtnud, hakanud siis kontrollima oma nutiseadmete kasutamist. Kahjuks mitte. Keskmine kasutaja teeb oma päevas telefoni lahti 160 korda ja katsub seda 2617 korda päevas. Ja võib-olla sellepärast ongi see 10 korda mustem kui WC-poti prill-laud, nagu Arizona ülikooli teadlased leidsid. Kui sa tahad, et saaksid hoida ennast ka edaspidi sellisel produktiivsuse lainel, siis vajuta subscribe, et näeksid, kuidas uued videod on väljas. Telli teavituse pärast seda videot, kus öeldi, et ära telli teavitusi, aga see ei tule sulle ilmselt telefoni, nii et see on lihtsalt YouTube'is, kui sa tuled siia vaatama. Tšau!